Tere! Täna oleme jälle jõudnud köögi poole peale ja hakkame tegema rebitud sealiha. Selleks on meil liha loomulikult. Ja kuna see on 2-päevane üritus, siis esimesel päeval me kasutame maitseaineid ja teisel päeval õunamahla, mett, võid ja barbecue-kastet. Aga ärme rutta sündmustest hetkede ja hakkame hoopis maitsestama liha. Proovime seda liha nüüd natukene paremaks trimmida. Selline osa maha. Siit võib-olla ka natukene seda pekki osa natukene vähemaks. Nüüd on liha natuke paremaks lõigatud, pekki vähemaks. Piserdame ta oliiviõliga nüüd kokku. Ja et saaks hakata maitsestama, oliiviõli läheb selle jaoks, et maitseaine paremini lihale külge jääks. Täna kasutame 2 erinevat maitseainet. Üks on siis rebitud liha maitseaine ja teine nagu ikka veidi vürtsikamat juurde. Alustan vürtsikamast. Palju ei pane, natukene. Ja ülejäänud siis läheb sellega juba. Liha on meil nüüd maitsestatud ja see tuleb panna külmkappi. Las ta seal öö läbi seisab ja hommikul siis jätkame juba teiste tegevustega. Näeme hommikul ahju juures. Tere hommikust! Oleme jõudnud järgmisse päeva. Ahju on mul köetud 120 kraadi juurde ja aeg on panna liha siia sisse. Aga ennem, kui me seda teeme, siis on mõned asjad vaja veel näidata. Teeme ahju lahti. Ja paigaldame hajutusplaadid. Aga ennem kui me hajutusplaadid paigaldame, paneme lepaklotsi või laastu või tegelikult võib ka kasutada tamme või õunapuud. Mul lepp oli parasjagu käepärast, et anname ka lihale suitsu juurde. Kuumushajutusplaadid paika. Olen mässinud nad fooliumisse sellepärast, et mitte neid ära rikkuda, kui siit rasva tilgub. Paneme tagasi temperatuurimõõtja ja liha on ilusti maitseainet sisse võtnud ja paneme umbes ahju keskele ja sulgeme kaane. Nagu ennist öeldud sai, 4 tundi, nüüd on ta 120 kraadi juures, suitsu sees. Kui 4 tundi on läbi, siis on järgmised liigutused, nii et näeme 4 tunni pärast. 4 tundi on mööda saanud ja aeg on liha tuppa viia, et teda siis sisse pakkida. Nii et egas midagi, võtame ta välja ja vaatame, mis nägu ta on. No, ilus on, ei ole midagi öelda. Tõstame ilusti kausi sisse ja lähme sellega nüüd tuppa edasi toimetama. Tõstame liha fooliumi peale. Ja esimese asjana kallame talle peale mett. Nii.
võib, aga ei pea panna natukene pruuni suhkrut. No ma panen natukene, aga seda ei pea panema. Ja või natukene paha on teda panna, aga ei ole hullu. Kuskil 3 tükki on paras panna. Ja lisame ka termomeetri või siis selle sondi ja hakkame teda nüüd temperatuurile ajama ehk ootame temperatuuri 96-97 kraadi kuskil. Nii, ja nüüd teeme sellest fooliumist väikse paadikese. Ja valame natukene õunamahla. Hakkame teda siis õunamahla sees aurutama. Väga palju ei ole mõtet panna, muidu hakkab keema seal. Sellest on vist küll. Nii. Paneme ta hästi kompaktselt kokku. Ja aeg tagasi ahju viia. Paneme liha tagasi. Sulgeme kaane. Tuleme ahju juurde tagasi. Kui liha sisetemperatuur on kuskil 97 või 8, kuskil niimoodi. 96, 97, 98, kuskil seal kandis. Ja siis toimetame taga edasi. Lisaks ütlen, et ma tõstan ahju temperatuuri 140 kraadini, ehk siis 20 kraadi rohkem, kui ta ennem oli. Olemegi lõpuks jõudnud nii kaugele, et liha temperatuur on 97 kraadi. On aeg ta välja võtta ja järgmised toimingud korraldada. Selleks järgmiseks toiminguks on võtta liha välja. Teha ta siis lahti korraks. Lasta aurud välja, et küpsemine justkui lõppeks. Ja põhimõtteliselt võib tagasi kinni panna. Ja nüüd tunniks ajaks tuppa seisma. Tund aega on täis ja olemegi jõudnud nii kaugele, et aeg edasi toimetada. Ehk viimased liigutused. See vedelik, mis siin nüüd on, selle valame siia kaussi. Kahju, natuke vähe on, aga peab hakkama saama sellega, mis on. Lisame siia barbecu maitseainet. Ja segame selle laiali siit. Väga hea sai. Ega muud ei jäägi üle, kui hakkate siit liha rebima. Ja siia kastme sisse panema. Nüüd ma soovin teile kõigile head isu ja näeme järgmises videos.